Tere hommikust kõigile, kes te olete täna siia kogunenud. Uus armupäev on jälle käes. Me saame koos tänada, kiita ja ülistada Jumalat ja tõsta teda kõrgeks. Tervitused ka kõigile, kes meid vaatavad hiljem järgi või on hetkel kuulamas veebi teel. Ja tõesti, tore pühapäev jälle ja ma nii mõtlen seda igal pühapäeval, et suur õnnistus on, et meil on lihtsalt rahu tulla. Meil on rahu, meil on vaikus, me elame ilusas kohas ja see on tõesti õnnistus, mille eest me peaksime tänulikud olema iga päev. Aga me oleme ka paastuaja teises pühapäevas ja läheneme suurele reedele ja ülestõusmispühadele, et see on ka üks selline vaikne ja rahulik aeg. Ja ülestõusmispühad, see on rõõmupäev, mida me tähistame. Muidugi see on see, mis meie usu teeb elavaks iga päev, aga üks kord aastas me tähistame suurelt. Ja täna meil on külaline, tere tulemast. Meile jutlustab täna Eesti Kaitseväe peakaplan, piiskop Ago Lilleorg ja suur rõõm on kuulda, mida ta meile jagab. Nüüd, täna ma palun siia pastor Vello, kes alguses jagab meile Jumala sõna ja jagab mõne mõtte ja teeb ka alguspalve, siis juhatab meid. Aitäh! Tänu Jumalale kõige eest. Kui niisugune ülesanne jälle antakse, siis uni jääb jälle palju lühemaks. Aga ma arvan, Jumal ei tahaks, et me kuskile jääksime uinuma kuskile. Ja muidugi ma loen Jumal sõna kogu aeg ja enda jaoks pean seda väga tähtsaks. Aga ma mõtlesin, ja mul tuli öösel siis selline kaks kogemust viimase aegadel. Üks oli negatiivne kogemus ja teine on positiivne. Tead, kui me ainult positiivsetest kogemustest räägime, siis vahel inimesed tunduvad, nagu me oleks ingrid juba, et mõnel läheb nii hästi. Ja ma ei taha, sellepärast on hea, kui julgeme ka läbikukkumistest rääkida. Et oleme kõik samasugused inimesed oma nõrkustes, oma julgustes ja selles. Aga kõigepealt ma loen Jumala sõna, mis minule jälle sai nagu niisuguseks tõeseks, rääkis minu vastu. Ja see on Pauluse kirjast Galatia kogudusele 4. peatükist ja sealt 1. kuni 7 salmi siis. Ja Paulus kirjutab, ma tahan öelda, nii kaua kui päri on väeti laps, ei erineda millestki orjast, ehkki ta on kõige isand, vaid ta on eestkostjate ja maja andjate all kuni isa määratud tähtajani. Nõnda on ka meiega, kui me olime väetid lapsed, siis olime orjuse maailma algainete all. Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla, lahti ostma seaduse aluseid, et me saaksime lapse seisuse. Et te aga juba olete lapsed, on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab, Abba isa. Nõnda siis ei ole sa enam ori, vaid laps. Aga kui sa oled laps, siis oled ka pärija Jumala kaudu. Aamen. Nii imeline on see, et Jumal on läkitanud meile oma poja vaimu. Ja me vast aru ei saa iga kord sellest,
et kui me otsime osadust Jumalaga või palvetame või räägime Jumalaga, et vahel tundub, et me oleme nii tublid. Oi, et näed, kui palju ma palvetan ja kuidas ma otsin ja kuidas ma ülistan Jumalat, aga Jumal on mulle selgitanud, et see on tema vaimutöö minu sees. Et kõik au kuulub Jumalale. Et mõtlen ka juba sellise seas inimesena öösel läheb uni ära ja mida sa teed siis? Ja siis hakkad mõtlema Jumala armastuse peale, mida ta on meie jaoks teinud. Ja siis tuleb see tema poja vaim meie sees, kes tõstab üles meid. Vaatama, mida Jumal on teinud meie jaoks. Me oleme lapsed. Ja siis tuleb see imeline osadus, nagu siin on kirjutatud, et see vaim tunnistab meile, et Jumalast, et tema on meie isa, apa isa. Kui sa võid seda nagu kogu südame põhjast välja öelda, see on nii imeline, et meil on keegi, kes meie eest hoolitseb, kes meid armastab ja kes juhib meie eluteid. Ja mul on see niisugune kogemus autoga sõites ka, kui seal olles, et kui teised ei sega, siis tead, Jumala vaim tõstab üles meie südamet, kiitma Jumalat ja see on nii julgustav ja kinnitav. Ja mõtlen, et vahel nagu liha tahab ka au endal võtta, et näed, kui tubli sa oled, kui palju sa palvetad või palju sa Jumalat ülistad, aga nii imeline, kui sa loed ja Jumal jälle kinnitab, et see on tema poja vaim, kes meie sees seda teeb. Ja ma usun, see ei ole minu kogemus, see on meie kõige kogemus, kes me Jumala lapsed oleme. Et Jumal tahab tegelikult ühe ülistuse panna meie sees käimas. Jumal on nii hea ja vahel ei saa aru, et ta nii hea on. On ka raskused tulevad, aga kui me oleme läbi nendest läinud, siis me kogeme, et jälle on midagi muutunud meie eludes. Ja mul on siis, ma tahtsin öelda 2 tunnistust. Üks on negatiivne, teine on positiivne. Ma mõtlesin, kumma ma enam räägiks. Ma arvan, et see negatiivne vist kuulub ettepoole vist. Et ega me sellest head meelt ei tunne. Aga ma mõtlesin, et see on üks kogemus, mis mul oli väga häbi. Ja mul oli, mõtlesin pärast, et ei julgegi nagu oma palet üles tõsta. Mul oli seal autos, kui ma olin, müts peas, ma tõmbasin mütsi silmile ette, et nagu keegi ei näeks. See oli selline olukord, ma olin auto pesulas ja seal oli järjekord, ootasin ja siis üks mees, kes pesi seal autot, minu ees just pesi auto ära, hakkas seal lapiga autot pesema, puhastama. Ja tead, ma äkki ägestasin oma südamest. Mis? Ta võiks kõrvale sõita seal puhastada, et me ootame järjekorras. Ja ma astusin autos välja, ütlesin, et kuule, et sõida kõrvale, et puhastama auto seal kõrvale ära, et teised ootavad. Ja järsku ma tundsin. Mida ma tegin? Mul oli nii häbi. Ja ma ütlesin, Jumal, anna andeks. Mulle ei meeldi närvilist inimesega, et sel hetkel ma ise nii närvi läksin, see oli nii kohutav minu jaoks, et mul oli nii häbi. Ma ütlesin, kaoks praegu maa alla. Aga muidugi tänu Jumalale, et me ei saa ette minna jälle. Palud andeks. Ja tema veri puhastab jälle. Ja teine kogemus oli mul selline, eelmine pühapäev, ma ei saanud koosolek tulla, ma õpin Viljandis olema ja viisin sinna ühed sportlased, nad läksid omal palli mängima, mul oli vaba aeg. Ja ma mõtlesin, mis ma teen. Muidugi minu soov on alati olla kuskil kirikus või palvelas, kui mul vabad aeg on. Ja siis ma teadsin ühte baptisti palvelat, see on Suure tee ääres seal kuskil heas kohas, väga ilus ja uus palvela. Ja ilus pühapäev oli, pühapäeval ka ma jalutasin siis sinna ja läksin sinna kirikusse. Ja istusin sinna taha pinki, olin üksinda seal, kuulasin, mis nad räägivad ja siis tuli ülistus, hakkas pihta seal ka. Ja algul seisan nagu post seal
ja natuke läks mööda ja Jumala võidmine tuli äkki. Ja tead, kui ma seisin seal, siis tavaliselt, kui Jumal siis tõusevad käed iseenesest üles ja ma ülistasin Jumalat seal koos selle koguse. Nii võrratult Jumal kinnitas jälle seal selles olukorras. Ja kui ma tagasi läksin, siis ma jalutasin mitmed kilomeetrid, siis terve tee see ülistus käis ja need samad laulud, mida meie kirikus lauldakse, lauldi ka seal. Ja kui ma sellele mõtlesin, siis täna pühapäevasel päeval, me tihti oleme siin omaette keskel, aga ma mõtlen, kui palju koguduse kirikuid on täna üle Eestimaa, väikese ja suuri, ja kõik ülistavad meie Jumalat erinevates paikades. Kui ma mõtlen, meie liikumis juba vist kuskil 40 ja baptistele on seal kuskil 7-80 või rohkem ja Luteri kirikud ja täna on kõik praegu koos erinevates paikades ja tõstavad nime Jeesus üle kõigi nimed. Kas pole imeline, et kuidagi minu nagu pilk laienes sellest ka, et me vahel olen nii harjunud, et see on kõige tähtsam paik siin tänasel päeval, aga nii palju neid tähtsad paiku on üle Eestimaa, kus Jumala rahvas tuleb kokku, on väiksed kogudused, on suuremad, ülistades Jumalat, austades seda ja püha vaimu võitmine langeb ja inimesed saavad kinnitatud, julgustatud ja jälle edasi minema, et Jumal on ustav, kandmas meid läbi olukordad, mis meil on ka, aga tänu Jumalale, nii et ma olen tänulik täna selle eesõiguse eest olla siin ja tunnistada seda. Aga see on nii imeline, et tema pojavaim meie sees austab Jeesust, tema tõstab Jeesuse kõrgeks meie elus. Jumala pojavaim, püha vaim meie sees. See on nii imeline, anda talle maad ja maad, et ülistus võiks kesta päikese tõusust kuni päikese loojanguni. Ja tead, see muudab meie elut. Tõstab meie pilgu kõrgemale nendest maistest olukorrast, kui kuulda on ka, et nii palju on inimestel mures ja probleeme ja raskusega. Aga kui me teame, et meil on selline taevane isa, kes meid on sellise armastusega armastanud, et andnud oma poja surma meie eest, et meil oleks elu ja ülirohkesti. Tänu Jumalale. Kas tõuseme püsti ja täname veel Jumalat ühes koos ka siin? Isa, halleluuja. Et me võime oma südamed avada sulle, kes sa meid nõnda oled armastanud, välja kiskunud sellest pimedusest, pattude seest, kõigest sellest negatiivsusest ja oled asetanud meid oma arsa poja riiki. Me ülistame sind täna sellel koosolekul iga venna ja õe eest, iga sõbra eest, kes on kokku tulnud. Isand, et su poja vaimsaks täna meie pilgud tõsta Jeesuse peale. Ülistame sind, sa oled väärt lihtsalt seda. Sa oled väärt, kõik sa oled teinud meie jaoks. Kõik. Issand, las see kiitus tõusta sinuni. Las su süda tunneb rõõmu sinu lastest, kes austavad sind, kes kummardavad sind oma südames. Õnnistame ülisgruppi ja igad üksik, kes on kohale tulnud isa. Me nii igatseme seda, et sinu vaim saaks liikuda. Sa tead, missuguse mure või millega keegi on tulnud siia. Isa, ma palun, et sinu ligiolek võiks täita. Ja me kogeksime, et sa meid armastad. Olenemata, mis me ümber sünnib. Tänu sulle, Jeesus. Amen. Nii õrn on su puudutus ja sa kutsud mind endaga kaasa. Sinu juures on vabadus, sinu armastus endasse haarab, ma tean, et kogu loodu isa mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal.
õrn on su puudutus ja sa kutsud mind endaga kaasa. Sinu juures on vabadus, sinu armastus endasse haarab. Ma tean, et kogu loodu isa mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan. Enam ei valitsegi mina, Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea. Ja sa kutsud mind endaga kaasa, sinu juures on vabadus, sinu armastus endasse haarab. Ma tean, et kogu loodu isa mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saab. Enam ei valitsegi mina, Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan. Enam ei valitsegi mina, Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Kedagi teist su sarnast ei tea. Tahan minna koos sinuga, sinu lähedus kosutab hinge. Päästja jälgedes kõnnin ma, tema varjus mu süda on kindel. Ma tean, et kogu loodu isa mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan. Enam ei valitsegi mina, Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea. Ja veel, sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan. Enam ei valitsegi mina, Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea. Kirkalt pimedas, tahan joosta vaid sinu poole. Jeesus mu isand, Jeesus mu kuningas. Sa särad nii kirkalt pimedas ja me püüame sinu poole. Jeesus on isand, Jeesus on kuningas. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan. Enam ei valitsegi mina, sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan. Enam ei valitsegi mina, Jeesus, sa oled kuningas. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan. Enam ei valitsegi mina, Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Kedagi teist su sarnast ei tea. Ja veel kord, sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan. Enam ei valitsegi mina, Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja.
su arm mind saatis, kui käisin eksiteel, mu eksimused andeks andsid. Ja sinu hiilgus mu patud varjutas, nüüd sinu jaoks ma elan vaid. Su armus, mis igavene, mu issand oled sa ja sõber nii hea. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, end andsid minu eest. Kui kõik muusid kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Su arm mind saatis, kui käisin eksiteel, mu eksimused andeks andsid. Ja sinu hiilgus mu patud varjutas, sinu jaoks ma elan vaid. Su armus, mis igavene, mu issand oled sa ja sõber nii hea. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, end andsid minu eest. Kui kõik muusid kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, end andsid minu eest. Kui kõik muusid kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Igavesti laulan ma, issand kiidan alati. Oma elu andsid sa, et mind päästa, mind sa päästsid. Igavesti laulan ma, issand kiidan alati. Oma elu andsid sa, et mind päästa, mind sa päästsid. Igavesti, igavesti laulan ma, issand kiidan alati. Oma elu andsid sa, et mind päästa, mind sa päästsid. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, end andsid minu eest. Kui kõik muusid kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, end andsid minu eest. Kui kõik muusid kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Ja ükskord veel. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, end andsid minu eest. Kui kõik muusid kaob su juures
unistan. Armastus kestab, issand, armastus Jätsid taeva au, et tuua elu meil. Ohverdasid võimu, et rõõm võiks olla meil. Risti löödi sind, valu kandsid sa, et me võiks elada, vabalt häbita. Mu elu eest sa maksid, Jeesus, mu kõik on tänu sinule. Su lunastus tõi vabaduse, Mind ostetud su verega. Mu elu eest sa maksid, Jeesus, mul kõik on tänu sinule. su lunastus Tõi vabaduse, mind ostetud su verega. Tõusid hauas sa, troonil istud nüüd. kõike valitseb, kõik võimud sinu käes. Sul kiitust laulame, et terve igavik, maailma kuningas, aus kord tuletas. Mu elu eest sa maksid, Jeesus, mul kõik on tänu sinule. Su lunastus tõi vabaduse, mind ostetud su verega. Mu elu eest sa maksid, Jeesus, mul kõik on tänu sinule. Su lunastus tõi vabaduse, mind ostetud su verega. Kui viimaks seisan seal su armutrooni ees, mu süda täidetud on nimetusega. Ma laskun põlvili ja inglikooriga, laulan sulle, Jeesus, kõik kiitus sinule. Mu elu eest sa maksid, Jeesus, mul kõik on tänu sinule. Su lunastus tõi vabaduse, mind ostetud su verega. Mu elu eest sa maksid, Jeesus, mul kõik on tänu sinule. Su lunastus tõi vabaduse, mind ostetud su verega. Mu elu eest sa maksid, Jeesus, mul kõik on tänu sinule.
võite istuda. Meil kõik on tänu Jeesusele. Amen. Ja nüüd me saame kokku panna vabatahtliku ohvrianni. Palun, kus see Veljo on meil kuskil? No. Oled sa, Veljo, nõus meid aitama? No, võib-olla leiad abilise ka omal. Aga ma loeksin teile, mul on mõned mõtted. Ma loeksin teile 2. Korintuse 9:7-11. Me kõik teame seda kirja kohta, ma loen teile Passion tõlkes seda 2. Korintuse 9:7-11. Las andmine voolata sinu südamest, mitte religioosse kohusetunde tõttu. Las see tulla vabalt andmise rõõmust, sest Jumal armastab rõõmsat ja heldet andjat. Jah, Jumal on enam kui valmis täitma sind igasuguse armuga, et sul oleks alati külluslikult kõike, mida vajad. Ja siin kreeka sõna autarkeia, mida Paulus siin kasutab, tähendab klassikalises kreeka keeles sõltumatult rikas, kellel ei ole millestki puudust. Igal hetkel ja igal viisil teeb ta sind ülevoolavalt rikkaks kõiges heas, mida sa teed. Nii nagu Pühakiri ütleb selle kohta, kes usaldab teda, kuna ta on heldelt külvanud, jaganud vaestele, ei unustada kunagi tema headust ja lahkeid tegusid. Ja 10. salm, see helde Jumal, kes annab rohkelt seemet külvajale, mis saab leivaks meie toidulauale, on veelgi suuremeelsem sinu vastu. Ta täidab esmalt kõik sinu vajadused ja annab sulle enamatki. Seejärel ta mitmekordistab külvatud seemne, et sinu helduse saak võiks kasvada. Sind saab igal viisil rikkalikult õnnistatud, et võiksid alati olla lahke ja helde igal võimalusel. Oma usude alguses ma küll ei tahtnud väga anda, ma ei saanud sellele asjale väga pihta. Tükk aega läks ennem, kui mul ei olnud enam seda tunnet. Aga ma olin nagu see mees, kes küsis pastori käest, et kui palju tuleks anda. Pastor ütles selle peale, et Jumal armastab rõõmsat andjat. Ja siis mees ütles, et ma ei anna midagi, sest see teeb mind rõõmsaks. Aga kuidas me saame olla rõõmsad andjad? Tegelikult mõistes, et Jumal on andja. Jumal on andnud oma poja. Me ennem kuulsime Vellolt seda juba. Ta andis kõige kallima. Ta suri, et meie võiksime elada. Mõistes tegelikult, et me oleme Kristuse sees. Me oleme oma elud ära andnud. Nüüd ei ela mitte mina, vaid Kristus elab minus ja mina elan Kristuses ja Kristus elab isas. Ja me oleme uued loodud ja me oleme saanud lapse seisuse. Me oleme pojad ja tütred. Me ei ole enam orvud. Orvuga on niimoodi, et ta mõtleb, et kõik sõltub ainult temast. Ja tema üksi peab kõik ära tegema ja tal ei ole kunagi piisavalt. Aga me oleme lapsed, me oleme pojad ja tütred ja pärijad, meile kuulub tegelikult kõik. Kõik on valmis pantud. Me ei pea anuma ja manguma. Kristus on kõik ära teinud, see on lõpetatud. Lõpetatud, see tähendab, et kõik on valmis pantud, aga sinu asi on seda otsida ja leida ja kätte saada see. Mitte see, et Jumal tahab hoida sinu eest, vaid sinu jaoks seda. Ja mõistes tegelikult, et tema ehitab kogudust läbi sinu. Sina oled Kristuse jõu. Ta ei tee seda ilma sinuta. Sina oled see täius, kes täidab kõik kõiges. Kristuse jõu. Ja pane tähele seda, 10. salm ütles niimoodi, et see helde Jumal, kes annab rohkelt seemet külvajale, seemet, mis saab leivaks. Ehk seemne ja lõikuse vahel on midagi. Sa pead ta külvama, sa pead ta eest hoolitsema, kastma ja andma aega talle, selle seemnele.
ja see me ei tundu palju, on ju. Ja sellepärast me peaksime olema nagu tähelepanelikud selles, mida Jumal teeb ja toimetab. Et ja mis sama oluline kui andmine on, et me mõistame vastu võtta. Sellepärast, kui Jumal annab midagi seemne kujul, siis kui sa seda vastu ei võta, sa jääd sellest lõikusest lõpuks ilma. Et Jumal võib anda muidugi igasugusel viisil, aga tihti annab ta seemne kujul sulle seda. Aga miks seemne kujul siis? Miks ta ei võiks lihtsalt anda nagu rahapaki siia, on ju, või mis iganes su vajadus on? Aga sellepärast ta tahab teha koostööd sinuga. Sellised teoloogiad liiguvad ringi, et istume ja ootame, kuni Jumal ära teeb kõik ja kui ei tee, siis pole Jumala tahe. Aga Jumala tahe on koostööd teha sinuga. Et Jumala jaoks on tähtis see protsess, et sa kasvaksid. Ja ta tunneb väga suurt rõõmu sellest, kui ta saab sinuga koos teha ja kuningriiki laiendada siia maa peale. Nii et, ja kui me jälgime seda, paneme tähele, kus see seemnekene tuleb, haarame sellest kinni, sellest tuleb midagi suurt ja kui me seda nagu tänuliku ja ustava südamega käime selles protsessis, siis see lõikus saab olema suur ja mitte ainult igavikus, vaid ka siin sa saad seda nautida ja tunda rõõmu sellest koos Jumalaga ja paljude teistega. Nii et olge väga õnnistatud ja kus meil Karvid on? Kuidas? Teeme palve ka, jah, muidugi. Ja, kallis taevane Isa, me täname, ülistame sinu võrratu armu eest, issand. Issand, sa nii igatsed ja armastad meid ja igatsed koostööd teha meiega, issand, ja sa oled pannud meid ühe protsessi sisse, issand, ja me võime täielikult usaldada sind, sest me oleme sinu lapsed, issand. Me ei ole enam orvud, issand, vaid kõik, mis sinul on, tegelikult kuulub meile, issand, ja kui me oleme sinus, me oleme poogitud sinu külge, issand, siis nagu oksad, siis kõik see, mis on tüves, voolab läbi oksa. Ja see oks kannab palju vilja, ja me täname selle eest, et kuigi sa annad palju seemne kujuliselt, siis anna meile tähelepanelikkust, issand, näha seda ja haarata sellest kinni, mis iganes sa teed, et olla, issand, õnnistatud ja õnnistuseks. Tänu sulle selle eest, amen. Ja nii kaua, kui korvid käivad ringi, ma loen ette teated. Teisipäeval, nagu ikka, kell 19.00 õhtul on siin koguduses ruumides, kohvikuruumides G4 osadus, mida juhib Veljo. Kolmapäeval kell 10 hommikul on palvehommik ja tavaliselt juhib Maiu Medri palvehommikut, et kõik, kellel on võimalus, hommikuti võite tulla. Neljapäeva õhtul on palveõhtu jällegi siin kirikus kell 19.00 ja Tõnu on juhtinud seda palveõhtut. Olete kõik oodatud. Nüüd noorteõhtud on meil 2 korda kuus ja järgmine noorteõhtu toimub 28. märtsil, see on reedene õhtu siis kell 19.00. Pühapäeval palvehommik kell 10 ülemises toas, kes soovib, võib palvetada enne teenistust ja tulla varem kohale, aga on võimalik tulla ka hommikukohvile juba kella 10 ja jumalateenistus algab kell 11.00. Nüüd sündmustest veel, siis järgmisel reedel, 21. kell 19.00 on ülistusõhtu siin koguduse ruumides. Olete kõik oodatud. Ja veel tulevastest sündmustest, siis räägime juba suvest, 17 kuni 19 juuli toimuvad EKNK suvepäevad Lootuse külas. Nii et võite juba hakata planeerima, kuidas sõita, kus ööbida, et suvi ei ole enam kaugel.
see on teadetest nüüd kõik, aga meil on tulnud üks eestpalvesoov ja palvetame Truu Aivari tervise pärast. Ja pöördume oma südamed tema, Jumala poole, et tema on tervendaja, issand. Armas Jumal, me tuleme sinu ette Aivari pärast. Jumal, sina tead tema tervist, sina tead tema olukorda. Jumal, meie ei tea neid asju täpselt, aga tänu, issand, me võime kõik anda sinu kätte, et sina oled tervendaja, sina oled see, kes vabastab kõigist haigustest, issand, ja Jeesuse Kristuse nimel me palume Aivarile täielikku tervenemist. Mitte mingeid poolikuid lahendusi, vaid täielikku tervist kogu tema ihusse, issand, kogu ihusse, hinge ja vaimu, issand. Ja Jumal, ma usun, et ta on ka ise palvevõitleja, aga issand, me tõesti väsime, kui me oleme haiged ja Jumal, suur tänu, et me võime kogu kogudusega pöörduda sinu poole ja paluda tema pärast, armsa venna pärast. Jeesus, tervenda oma väega täiuslikult, Jeesus. Suur tänu, issand, kõige eest, täiuslik tervis Aivarile. Halleluuja, tänu, aamen. Meil on imeline Jumal, kes tervendab ja me võime loota tema peale ja see on tõesti hea. Aga nüüd meil on täna külaline, võib-olla paljud ei teagi, sellepärast et infolehes ei olnud kirjas, kes see külaline on, aga ma tahaksin ennem öelda paar sõna oma kogemused selle kohta, kuidas minu elu on läinud ja kui suurt rolli on mänginud selles meie piiskop Ago Lillearg. Nimelt, kui ma olin noor kristlane, siis ma käisin Next Step piiblikoolis. See oli 2018-2019 ja Ago oli tol ajal piiblikooli direktor. Ja ta andis meile üsna palju erinevaid õppeaineid ka. Ja see praktiline pool, see eeskuju ja ka see teoreetiline teadmiste edasiandmise viis, seda oli mulle väga sel hetkel vaja ja see tekitas minus huvi, et õppida edasi. Et see on olnud imeline aeg. Ja mul on jäänud siin meelde üks mõte, mida ta andis ja mis mul on siiamaani meeles. Võib-olla mitte sõna-sõnalt, aga ma mäletan seda siiani, et ta ütles, teoloogia on huvitav ja väga põnev. Ja see võib olla igav ainult sellel juhul, kui seda igavalt õpetada. Ja see jäi mulle meelde. Ja teoloogia on tõepoolest huvitav. Ja tõesti, Jumalat tundma õppides ja kui me igatseme järjest ja enam kasvada Jumalas, siis selliseid häid õpetajaid meil on tarvis. Ja ma olen tõesti tänulik selle kõige eest. Nii et ma palun Eesti Kaitseväe peakaplani piiskop Ago Lillearu, et ta jagab meile Jumala sõna. Mina sihukeste introde või sissejuhatuste puhul tunnen ennast alati üli ebamugavalt. Kuigi ma saan väga tähelepanu ka, tegelikult ma ei vaja seda või ma ei... Nii, nüüd vist läks tööle ilusasti, jah, aitäh. Et ma väga tänan selle väga huvitava sissejuhatuse eest. See on väga armas, loomulikult, see on väga armas. Veel kord, armas Nelikare kogudus Kuressaares. Ma tänan selle võimaluse eest olla täna teie keskel siin. Ma väga hästi saan aru, et ka teie kogudus on läinud läbi muutustest ja läheb veel läbi. Viimased kuud, võib öelda, viimased pool aasta,
võib-olla selles kandis, ei ole olnud teie kogudusele lihtne. Täna ei ole Kalmerit meie keskel. Simon on liikunud Taanimaale, aga Alur on siin, mille üle mul on väga-väga hea meel. Aga muidugi sellest ma ei räägi, nii et see ei ole mu teema täna. Sissejuhatuseks ma lihtsalt tunnen, et see on nagu oluline, et te tunnete, et te ei ole üksinda. Vaid et me armastame teid, me toetame teid ja kui teil on abi vaja, siis me oleme olemas. Mina olen olemas teie jaoks igal võimalikul viisil. Aitäh, Vello, selle sissejuhatuse eest, see oli ka väga südamlik. Ja kui ma Vellot kuulan, siis mulle tuleb see laul meelde, issand, anna meile vana aja usku. Et ülioluline, juutidel on selline ütlus, kui peres ei ole vana meest, siis tuleb see sisse osta. Me vajame neid inimesi, kes on meie eel läinud ja kes on nii-öelda olemas. Nad ei pea kogu aeg tegema kõiki asju, nad ei pea korraldama, aga me vajame selliseid sambaid, kelle külge ennast haakida, kelle külge toetuda. See on ülioluline. Eriti nendel ülemineku aegadel, kui toimuvad muutused, koguduses juht vahetub, toimuvad muud muutused. Need on alati ajad, mis tekitavad koguduses väga palju resonantsi ja ebakindlust. Mis saab edasi, kuidas asjad lähevad edasi, iga juht toob mingisuguse uue dünaamika sisse. Ja need on nagu üliolulised ajad, eriliselt hoolikalt ja õrnalt asju käsitleda niimoodi, et inimesed võiksid jääda võimalikult terveks ja et neid tükke ja laaste ei lendaks igas ilma suunas. Nii et selles mõttes ma elan teile väga kaasa. Minu jutlus täna on natuke omapärane. Ma olen kunagi ammu seda jutlust ka jutlustanud mujal, aga ma tundsin, et täna võiks olla see koht, kus ma võiks nende mõtetega ka tulla teie keskele. Juba tegelikult Andra sissejuhatuses täna hommikul mainis, et ajaloolistes kirikutes, suurtes kirikutes praegult on paastuaeg. Meil vabakogudustes me oleme kõik need asjad enam-vähem nagu ajaloos mingil hetkel üle parda visanud. Nüüd paistab, et ajaloo hakkab korduma natukene ja mingid asjad nagu tundub, et ikkagi ka meil on vaja. Mina ütlen alati nii, et iga ärkamine, iga uus ärkamine alati on midagi kaotanud. Jah, me oleme midagi justkui võitnud, aga tegelikult me oleme ka kaotanud väga olulisi asju kristlikus praktikas ja võib-olla isegi ka meie õpetuses nagu läbi ajaloo, mis on nagu üle parda läinud mingi ärkamisega, sest me rõhutame mingit teist asja üle ja mingid teised asjad jäävad täitsa unarusse. Näiteks, mida ma väga usun isiklikult, et me tegelikult vajame seda, on piht. Me tegelikult vajame inimesi, me vajame aeg-ajalt neid hetki, kus meil on turvaline koht minna ja rääkida oma hing ära. Ja mina olen seda kasutanud ajaloo jooksul, oma kristliku elu jooksul, aeg-ajalt. Ja siis, kui see pastor ütleb sulle, et issand on sulle andeks andnud, nii nagu ta ütleb, et kes oma patud tunnistab, see on ustav ja õige. Ja issand annab andeks kõik tema patud. Siis see vabadus ja see rõõm, mis sa siis tunned, see on täiesti asendamatu. Me vajame seda aeg-ajalt. Ma ei ütle, et me peame hakkama nüüd kõike kohe niimoodi hakkama praktiseerima, mis me oleme nagu unarusse jätnud, aga ma tahan lihtsalt öelda seda, et siin on mõttekohti. Siin on mõttekohti, mille üle tasuks mõelda ja mis võib-olla ühel või teisel viisil ka meie kontekstis võiksid olla vajalikud. Aga ütleme ka see 40-päevane paast enne ülestõusmispühi, üldiselt see ei ole meie vabakoguduste niisugune praktika, eks ole, et me paastume siin nüüd ja niimoodi, eks ole, aga ütleme, suurtes ajaloolistes kirikutes ma kaplanina täna töötan erinevate kirikute vaimulikega koos, see on täiesti teema. See on teema, mis nagu kumab läbi igast jutuajamisest peaaegu, sest et see on praegult suurtes kirikutes nagu kogu Jumala teenistuste ja Jumala teenimise keskpunkt. Ja ütleme ka see lihavõttepüha tegelikult ju tähendabki seda, et nüüd võib jälle liha süüa.
eks ole, et tegelikult sellest see termin ju ka otsapidi tuleb. Minu teema täna natukene haakub selle kõigega. Mu teemaks on meeleparandus, aga ma tahan kasutada siin täiesti niisugust kahte isikut Uuest Testamendist ja nende valgel nagu seda teemat siis natukene käsitleda. Ja selles suhtes ma ei tea, kuidas teiega on. Ma väga vabandan, et ma kasutan arvutit siin ees. Mul on printeri tahm kodus otsas ja mul pole lihtsalt olnud aega sellega tegeleda, et see tahmakassett välja vahetada. Ja vahest mulle lihtsalt tundub, et kui piibli vahele koguneb nagu 10 jutluseid kogu aeg, mis on välja prinditud ja ma ainult ükskord kasutan, siis mulle tundub, et ma teen natukene äkki keskkonnale liiga või mis iganes. Ma alustan tänast sõnumit nii. Ma ei tea, kas keegi teist, võib-olla nüüd tänased koolilapsed ühel või teisel viisil on kokku puutunud, aga kui paljud teist on, ma ei küsi, te ei pea vastama, see pole see mõte, aga kas te olete kunagi lugenud sellist teost nagu Dante teos Jumalik komöödia? See on 3-osaline teos ja selle teose 3 osa on, esimene on põrgu, teine on siis tulepuhastus ja 3. on paradiis. Niisugune teos. Dante oli Itaalia kirjanik 13.–14. sajandil, tema eluaastad on 1265 kuni 1321, 700 aastat tagasi, 700-800 aastat tagasi. Ja põhimõtteliselt selles teoses ta viib lugeja nagu läbi põrgu, läbi puhastustule kuni paradiisini välja. Esimeses osas, nagu öeldud, ta kirjeldab põrgut. Ja ta selles teoses alustab selle põrgu kirjeldamisest põrgu kõige kaugemast tagantnurgast. Kus võib-olla esialgu tundub, et see ei olegi nii paha koht, kus sa võiksid üldse olla. Aga tegelikult ta viib lugeja sealt veel sügavamatesse põrgukihtidesse, kuni lõpuks lugeja leiab ennast kõige sügavamas põrgu põhjas, kus üldse võib olla, kus siis kurat on ennast sisse seadnud. Ta kirjeldab kuradit kui isikut, kellel on 3 suud, mis järavad 3 kõige hullemat patust ajaloos. 3 kõige hullemat patust inimest. Ja üks nendest Dante arvates on Juudas, kes salgas Jeesuse. Arusaadavalt me praegu ei peatu selle puhastustule juures, aga siis ta toob lugeja lõpuks taevasse. Ja taevas, mis te arvate, seal on kohal selline mees nagu Peetrus. Tema on taevas kõige suurem pühak. Tema on seal taeva värava peal, nagu me paljudest anekdootidest teame. Peetrus on see, kes laseb sisse või ei lase sisse, tema otsustab ja nii edasi. Te võite leida internetist igasuguseid nalju, anekdoote kogu selle teema ümber. Ja tegelikult, kui vaadata niimoodi suures pildis ka kiriku ajaloos, siis ikkagi Peetrust on peetud nagu selliseks üheks olulisemaks tegelaseks. Ühes või teises võtmes on Peetrus justkui see isik. Kuigi Uue Testamendi nagu loos, apostlite teod ja kirjad, siis tegelikult seda põhirolli isegi rohkem mängib Paulus. Aga Peetrus justkui oli see isik, kes sai siis Jeesuselt need taevariigi võtmed. Niisiis, 2 isikut, Juudas ja Peetrus. 2 erinevat meest, 2 Jeesuse jüngrit, aga 2 täiesti erinevat saatust. Ja tihti me imetleme Peetrust. Me arvame, et Peetrus oli tõesti üks fantastiline kuju. Kui me vaatame kas või läbi 4 evangeeliumi Jeesuse isikut, Jeesuse jüngreid, siis ilmselgelt Peetrus tõuseb esile.
ta on kõige sõnakam, ta kõige rohkem kerkib esile erinevate mõtetega, oma aktiivsusega, tõenäoliselt ta oli nagu ekstravert ruudus või kuubis ja ta nagu igas mõttes oli selline nagu action man või niisugune tegude mees, eks ole, et me teame ka, et ta taust tegelikult oli kalamees, tõenäoliselt oli niisugune ettevõtja tolle aja mõistes, tal oli oma kalandusfirma väike, kui nii võib öelda, nii et igas mõttes niisugune tegija tüüp. Kuid selge on see, et igas mõttes me ikkagi nagu mõistame hukka Peetruse või Juudase. Juudas on ikkagi läbinisti nagu sisuliselt nagu kurjuse kehastus või vähemalt ta on ikkagi üdini negatiivne tegelane ja sellel on oma põhjus, kahtlemata. Ja seda võib-olla ilmestab isegi see, et mida Juudas tegi? Juudas reetis Jeesuse. Ja vahest ka inimesed kasutavad oma kõnekäänus, et need inimesed, keda nad tajuvad, et on neid reetnud, nad nimetavad neid juudasteks, eks ole, et Juudas on niisugune nagu pilt või kujund reetmisest. Aga kui me vaatame neid kahte isikut, siis me tegelikult märkame, et nendes on ka väga palju sarnasust. Palju rohkem sarnasust, kui võib-olla esmapilgul isegi välja paistab. Aga ainult üks erinevus muutis nende saatuse. Mõned sarnasused, mis neid mehi, ütleme nii, et teeb neid sarnaseks. Esiteks, need mõlemad olid kutsutud ja valitud Jeesuse meeskonda. Nad olid Jeesuse tiimis. Võib-olla esimestel aegadel, kui Jeesus nad oli kutsunud, nad veel ei mõistnud, mida see tähendab, et Jeesus neid kutsus ja valis, aga kui nad aja jooksul hakkasid nägema Jeesuse imesid, nad hakkasid nägema, mida ta kõike teeb, siis nad said aru, et vau, me oleme päris ägedas kambas. Rahvas tuleb tuhandete kaupa meie järgi, et me oleme tegijad. Kuule, meie asi siin praegult võtab hoogu ülesse, eks ole, nii et selles mõttes see oli päris suur asi. See oli päris suur asi. Nii et nad mõlemad olid kutsutud ja valitud Jeesuse meeskonda. Teiseks, mõlematel olid Jeesuse meeskonnas sarnased tingimused ja võimalused nii-öelda panustada. Me võiks isegi ütelda, et nad mõlemad olid mõjukad selles populaarses uues Jeesuse nimelises liikumises. Nad olid päris populaarsed ja sellele me saame mõned viited Uuest Testamendist. Juudas oli Jeesuse meeskonnas finantsdirektor. Ta oli keegi, kes valdas finantse. Ma olen töötanud raamatupidajatega erinevatega üle aastate ja ma olen märganud raamatupidajate sellist, kuidas öelda, professionaalset kaasa tulevat niisugust hoolt ettevõtte või organisatsiooni nagu rahakoti eest või finantside seisu eest. Et aja jooksul ma juba näost saan aru, kuidas seis on, ma ei pea isegi küsima, kuidas täna saldo on, ma juba saan aru sellest või ma saan mõnest kommentaarist juba aru, kuidas asjad on. Ja kõige positiivsemas mõttes raamatupidajatel võib vahest tekkida niisugune nähtus või niisugune tunne, et see on nende rahakott. Kuigi see ei ole nende oma, aga see on nende töö, see on nende pingutus seda kogu asja siin nüüd ilusasti majandada, koos hoida ja tekib nagu niisugune tunne, et nad hakkavad seda võtma isiklikult, kuidas ettevõttel läheb. See lihtsalt tuleb kaasa. Ja selles ei ole midagi halba, ma räägin seda nagu kõige positiivsemas võtmes. Aga Juudas oli siis see mees, kellel oli ligipääs rahadele. Raha annab sulle võimutunde. Raha annab sulle tunde, et ma olen keegi. Ja kui sa oled rahale nii ligidal, siis sa ikkagi tunned, et ma olen tegija. Siin minus sõltub, kas ma annan selle raha sinna teise või kolmandasse kohta välja või ei anna. Okei, Jeesus võis küll otsustada, aga ütleme niimoodi, et normaalsetes ettevõtetes ei tee tippjuht kõiki rahalisi otsuseid üksinda. Lihtsalt mingid otsused sünnivad teist allpool ka, eks ole, normaalsetes ettevõtetes. Suuremates ettevõtetes, siis võib-olla väikestesse, pereettevõtetesse võib-olla nii ei ole. Nii et igal juhul Juudas oli tegija. Ta ei olnud lihtsalt niisama muidu mees seal. Ta tegi karjääri. Tal oli isegi võib-olla natukene niisugune positsioon ligemal juhile, justkui selle tõttu. Teiseks, kui me vaatame Peetrust,
siis Peetrus oli Jeesuse meeskonnas üks niisugune tegelane, kes oli üks siseringimeestest. Jeesus võttis tema kaasa nendesse kohtadesse, kuhu kõiki teisi ei võetud kaasa. Peetrus sai ligi, näiteks Muutmise mägi, Peetrus sai sinna ligi ja mingites kohtades me näeme, et ta oli Jeesusele väga ligi. Ühesõnaga, ta sai Jeesusega otse rääkida. Eks ole, vahest on niimoodi, et sa oled lihtsalt juhist nii kaugel või see distants, on see siis nii-öelda geograafiline distants või on see emotsionaalne distants või ametikoha vahe või mis iganes, sa ei saa minna juhile kõike ütlema. Peetrus oli nii ligidal, et kui me Peetruse elu vaatame, siis tema ladus Jeesusele nagu kõik ette. Andis niimoodi puid alla, aga sellest me kohe räägime. Eks ole, aga seda tegelikult aitabki meil aru saada just see, et ta oligi Jeesusele ligi. Eks ole, kui sa kellelegi oled ligi, siis sa oled see, kes sa oled. Eks ole, kui sa oled eemal, siis sa nagu ei tea, sul ei ole kindlust, kas sa võid seda või teist või kolmandat öelda, aga kui sa ligi oled, sa ütled asju nii, nagu sa ütled. Nii, nagu sa mõtled, nii ongi. Eks ole, ja Peetrus oli Jeesusele siseringi mees. Tema oli kindlasti selle esimese ringi mees kohe Jeesuse ümber. Niisiis, nad olid mõlemad kutsutud valitud, nendel olid tegelikult üsna sarnased tingimused ja võimalused Jeesuse meeskonnas. Kolmandaks, mõlemad nägid, nii Jeesus kui Peetrus ja Juudas, mõlemad nägid Jeesuse imesid. Nad nägid Jeesuse imesid ja olid osa Jeesuse tegevusest, mis tähendab seda, et tõenäoliselt võis ju olla nii, et tegelikult mingites kohtades ka nemad ise tegid imesid või nende kaudu Jumal tegi imesid. Ühesõnaga sündisid asjad, mis nagu olid vau, eks ole, sellised mehed. Aga huvitaval kombel mõlemad mehed olid Jeesuse poolt seostatud saatanaga. Üks konkreetne näide on sellest, kui Peetrus hakkas Jeesusele pakkuma paremat tulevikku, kui Jeesus ütles, et inimese poeg peab minema surma ja teda maetakse maha ja siis ta tõuseb 3. päeval üles. Peetrus nagu selle peale ikkagi nagu väga ärritus. Ütles, et mis mõttes? Et see plaan ei lähe läbi. See ei lähe läbi, mitte mingil juhul, eks ole. Ja selle tulemusena Jeesus pidi talle ütlema, tagane minust saatan. Mis on nagu päris nagu karm ütlus. Siit selle üle võiks pikalt arutleda, mis see kõik võiks veel tähendada, me täna seda ei tee, eks ole, aga me näeme, et Jeesus seostab ühte oma siseringi meest ühel hetkel saatanaga ja ütleb, kuule, tagane minust. Ma isiklikult ei usu, et Jeesus mõtles, et Peetrus on saatan, aga see tema plaan või see, mida ta välja pakkus, oli vastu sellele plaanile, mis oli Jumala plaan. Juudase kohta me näeme samamoodi, et nad istuvad ülemises toas, viimane õhtu, muravad koos leiba ja Juudas istub ka seal. Ja siis kiri ütleb Luuka evangeeliumis 22. peatükis ja 3. salmis, et ja Juudas ka võttis sellest osa ja siis läks saatan tema sisse. Selle üle jälle võiks eraldi arutleda, mida selle all nagu täpselt mõelda, eks ole, kas see oli täpselt saatan, kes läks tema sisse, oli see saatan juba tema sees, kas tegelikult see tema plaan nii-öelda käivitus sellel hetkel, ühesõnaga see on täitsa omaette teema, ma seda täna ka ei tee, aga mõlemate meeste puhul me näeme, et Jeesus on nendega nagu väga karm. Annab niisuguse hinnangu nende käitumisele või mingisugusele olukorrale. Mitmes punkt mul juba nüüd siis on siin, aga igal juhul järgmine on see, et mõlemad mehed, nii Juudas kui Peetrus, keeravad Jeesusele selja. Mitte ainult Juudas ei keeranud Jeesusele selja, vaid tegelikult keeras Jeesusele selja ka Peetrus. Peetrus ütles Jeesusele, et ta ei tunne teda, siis kui Jeesus oli ülempreestri õues ja teda kahtlustati ühe Jeesuse järgijana, ta salgas selle kõik ära, ta eitas seda täiesti. Kui me püüame ennast panna nagu korraks sellesse olukorda, et me oleme Jeesusega koos 3 aastat käinud, temaga koos tegutsenud, 3,5, mis iganes see täpne aeg on, aga selle tulemusena me eitame seda kõike. Meil ei ole selle mehega midagi pistmist. Mul ei ole temaga mitte midagi pistmist, kujutate ette, jah? Ja Jeesus pööras pea ja siis kukk laulis. Ei keeranud Juudas Jeesusele selga. Peetrus tegi seda samamoodi.
Mattuse evangeeliumi 27. peatükis 3. salmist edasi me loeme Juudase kohta nii. Mattuse 27. 3. salmist edasi. Kui siis tema reetja Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud surma, kahetses ta ja viis need 30 hõberaha ülempreestritele ja vanematele tagasi. Öeldes, ma olen teinud pattu. Ma olen süütu vere ära andnud. Nemad aga vastasid, mis see meie asi on, vaata ise. Ja visanud hõberahad templisse maha, Juudas eemaldus, läks ära ja poos enese üles. Vahel meil kristlikus traditsioonis on kujunenud välja selline kuvand Juudasest kui kellegist, kelle läbikukkumine seisnes Jeesuse äraandmises. Kuid paistab, et Juudase tegelik probleem ei olnud mitte Jeesuse äraandmine, kuigi see oli ka väga suur probleem, Jeesus vihjab sellele, häda sellele inimesele, kes seda teeb. Aga uskudes Jumala armu, mida ta pakkus Peetrusele, meil on alust eeldada, et tegelikult see arm oli saadaval Juudase jaoks täpselt samamoodi. Meil on alust seda uskuda. Loomulikult, me ei anna hinnangut sellele, aga ma arvan, et see on üks õppetund või üks viis, mille kaudu me võime midagi õppida Jumala kohta. Jumala alastuse, Jumala andestuse kohta. Ja meeleparandus, ka just selle Juudase valgel me näeme, et tegelikult seisneb selles, et ma näen valgust. Ma näen lootust, ma näen uut võimalust, ma näen, et minuga ei ole veel kõik. Aga paistab, et Juudas vajus nii selle kõige alla, mis temaga oli juhtunud, mida ta oli teinud, ja ta tegi väga kiire otsuse. Väga kiire otsuse. Ta läks ja poos enese üles. See põhimõtteliselt toimus samal päeval. Mina alati, kui minu juurde tulevad paarid, kes on oma abieluga kuskil kriisis, ja üleüldse vahest ka isegi nõustamisel enne laulatusi, ma tihti ütlen, et kõige rumalam asi, mis me võime elus teha, on teha nagu hästi põhjapanevaid ja suuri otsuseid madal hetkel. Kui vähegi on võimalik, siis püüda nagu natukene sellest kõige madalamast seisust saada edasi ülespoole ja siis vaadata natuke kainema peaga, natuke vähem emotsioone, vaadata, kuidas me saame siit edasi minna või millised võiksid olla võimalikud variandid, et see asi siis läheks ilusasti, kui ka see suhe enam ei toimi mingil põhjusel. Et selles võtmes, kui me oleme madal seisus, me ei ole objektiivsed. Kui me oleme madal seisus, meil on pime nurgad ja tihtilugu klapid niimoodi ees, et me näeme nagu ainult mingit teatud asja. Ja me ei näe nagu kogu pilti üldsegi mitte. Kui me oleme madal seisus, siis tegelikult me vajame väga teisi inimesi, kes meid aitavad ja kes aitavad meil seda tasakaalu uuesti leida, mida me oleme ära kaotanud. Madal seis ei ole häbiasi. Madal seis ei tähenda, et nüüd on kõik läbi. Madal seis võib tähendada ühte täitsa uut võimalust. Ja kohe, kui me jõuame Peetruse juurde, siis me tegelikult seda näeme. Me näeme, et tegelikult on võimalik ka tõusta sellest madalast punktist uuesti ülesse ja oma elus teha midagi, millest isegi võib-olla sul polnud enne maimu. Peetrus. Mattuse evangeeliumi 16. peatükis. Peetrus istus aga õues väljal. Ma arvan, et ma olen nüüd midagi kirjutanud siin valesti selle kirja koha, ma väga vabandan teile. See ei saa olla Mattuse 16 kohe kuidagi. Äkki see on hoopis Markuse 16 päev. Ma vabandan hetkeks, et ma teile siin ei hakka. Ei saa Markus olla. Ma väga vabandan, äkki see oli ikkagi jäängi praegu tätta, väga vabandan, see oli äkki 26 Mattuse. Mõned teist jälgivad muidugi piiblist hooliga, teised mitte, siis teil ei ole vahet, aga ma ise tahan olla väga korrektne nendes asjades. Ja, see on Mattuse 26. Ma pakun nii välja. Just, nii, saime asja korda, Mattuse 26. Ja salmist 69 ja edasi me loeme siis Peetruse kohta nii. Peetrus istus aga väljas õuel
ja ta juurde astus üks teenija tüdruk ja ütles, kas sina olid galilealase Jeesusega? Tema aga salgas kõigi ees, ma ei mõista, mis sa räägid. Ja kui ta ära läks värava poole, nägi teda teine teenija tüdruk ja ütles neile, kes seal olid. Tema oli naatsaretlase Jeesusega. Ja taas salgas ta vandega, ma ei tunne seda inimest. Üsna varsti ütlesid aga seal viibijad Peetrusele ligi astudes, tõesti, kas sina oled üks nende seast, sest su kõneviiski annab su ära. Siis hakkas ta hirmsasti sajatama ja vanduma, ma ei tunne seda inimest, ja kohe laulis kukk. Ja Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud, enne kui kukk laulab, salgad sina mind 3 korda ära, ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma. Kui Peetrusele jõudis kohale, mida ta oli teinud, 3 korda salanud Jeesuse, eitanud üleüldse, et tal on mingit seos selle mehega, et üldse teab teda ja nii edasi. Ja talle jõudis see kõik kohale, ta lahkub sealt. Tekst ütleb meile, et ta läks ja nuttis kibedasti. Paistab, et see oli tegelikult Jeesuse elus üks murdumise punkt, totaalselt murdumise punkt. Enne seda ta oli üsna ennast täis tüüp, üsna ülbe tegelane tegelikult. Tal oli iga asja kohta arvamus. Nagu me nägime, ta tahtis Jeesust paika panna, kuidas asjad peaksid olema. Ja seda me võime näha läbi evangeeliumite. Et Peetrus oli jõuline, ta oli väga tugev ja selline ta läks isegi nii kaugele, et ta ütles, et okei, Jeesus, et kui sina pead surema, siis tegelikult teeme niisuguse kauba, et sina ei sure, mina siis suren ise. Mina olen valmis minema sinu nimel kuhu iganes, tegema mida iganes. Ja tegelikult selline hingeline Jeesuse järgimine pidi minema sügavamaks. Sellele oli vaja mitte rohkem elu juurde anda, vaid see oli vaja murda katki, sest et vastasel korral elu ei pääse välja. Nagu alabaster riist oli vaja murda katki, et sealt tuleks elu päriselt välja. Ja tegelikult meiega on sama asi. Millegi pärast Jumal vahel lubab meil jõuda kohtadesse, kus Jumal nagu murrab meid. Ja tegelikult, kui ta meid murda ei saa, siis meist ei saa temale kasulikke tööriistu. Mina olen väga selle poolt, et õppida, harida. Ma olen väga seda meelt, et kasvada, küpseda inimesena, areneda igas mõttes, et see on tegelikult oluline. Aga ma olen ka väga sügavalt veendunud, et samal ajal on nagu vaja, see ei tee kogu asja ära, ma tahan nii öelda, et samal ajal on meie elus vaja sellist vaimulikku protsessi või tööd, mida püha vaim saab meis teha, et nendes kohtades, kus meie oleme nagu niisugused murdmata, et tegelikult me saaksime murtud, mitte meid katki tehes, vaid selleks, et me saaksime tegelikult elusaks pühale vaimule ja nendeks instrumentideks püha vaimu käes, kelleks tema tahab meid teha. Me ei tea, mis toimus teiste jüngritega, me ei tea neid protsesse. Meie igaühe elu on unikaalne ja selles mõttes kindlasti Jumal nagu töötab meie igaühe juures individuaalselt. Tema teab kõige paremini, mida meil on vaja. Ta teab kõige paremini, millised on need takistused meie sees, mis on temale ees, nii-öelda, mida tema peab meie sees kõrvaldama. Ja selles mõttes mina sõnastan enda jaoks seda selliselt just, et selline hingeline oma jõuga, oma sellise läbipressimisega, oma tahte peale surumisega usuelu peab lõppema, varem või hiljem. Ja kuskilt maalt püha vaim peab selle üle võtma. Ma arvan, et seda on kõige lihtsam seletada meil Nelipühi koguduses nagu väga lihtsalt just nii, et tihtilugu, ma arvan, ülistusjuhid saavad sellest väga hästi aru, aga tegelikult ka kogudusena, ma arvan, me mõistame seda, et kui me tuleme kokku, hakkame ülistama. Me hakkame lihtsalt ülistama ja ühel hetkel sa tajud, nagu Jumal võtaks selle üle ja kuidagi nagu kogudus nagu tuleb niimoodi kaasa, me tuleme instinktiivselt sellega kaasa ja niisugune tunne, et nüüd püha vaim kannab seda. Ja see on hoopis teine kvaliteet.
selles on Jumala puudutus, selles on Jumala ligiolu, selles on vabanemine mingitest asjadest, millega me võib-olla oleme tulnud koormatega ja kui väga me seda vajame kogudusena kogeda Jumalat koos teda teenides. Aga tegelikult me vajame seda täpselt sama palju isiklikult. Seda Jumala kogemust, seda, kus meie kahaneme ja tema kasvab. Seda, kus enam ei loe mitte minu tahe või minu jõud või minu mingisugune, et mina nüüd luban, et ma teen seda, teist ja kolmandat. Nagu Peetrus ütles, mina lähen nüüd Jeesus sinu eest surma ka, kui vaja. Jeesus ei vajanud seda. Ja ma arvan, et selles mõttes ka niisuguste tõotuste andmine, et ma nüüd teen seda, ma ei tea, siin niimoodi elu lõpuni või nüüd ma olen see või teine või kolmas. Seal on tihtilugu väga palju õhku ja seal on palju emotsiooni ja seal on palju head tahet, aga seal on ka väga palju just inimest ennast. Tegelikult, kui püha vaim on saanud kontrolli meie elus, me ei pea puhuma pasunat. Me ei pea minema rinde ees. Me ei pea tõestama kellelegi ennast. Püha vaim teeb teed ja püha vaim läheb ees. Et selles mõttes me näeme seda, et tegelikult see protsess, mis toimus Peetrusega, see oli midagi tegelikult väga valusat, üdini valusat, alandavat, aga tegelikult sellel oli üks väga-väga hea tulemus. Tänaseks need 2 meest me nägime võrdsed Jeesuse meeskonnas, suhteliselt võrdses olukorras, tegijad suhteliselt. Täna Rooma linnas on Peetruse katedraal ja Peetruse nimelised väljakud ja mis iganes kõik, eks ole. Ja Juuda nime ei taha keegi suhu isegi võtta mitte. Mul on 2 punkti, mis ma tahan sellest kogu loost täna õpetlikult nagu välja tuua. Vaevalt, et on inimest siin täna meie hulgas ja üldse inimest, kes ei oleks kunagi Jeesusele pööranud selga. Me oleme seda teinud võib-olla alateadlikult, täiesti tahtmatult. Ma arvan, enamasti see nii ongi. Tõenäoliselt ka Peetruse tegelikult need asjad, mis ta tegi, ütleme ka, mis ta Jeesusele ütles ja nii edasi. Ta ei teinud neid meelega, et Jeesusele halba soovida, ta tegelikult tahtis Jeesusele head. Esimene nagu asi, mis ma tahan öelda, on, et patt, ükskõik mis nimeline, ükskõik milline, ei ole kunagi suurem kui Jumala arm ja halastus. Mitte kunagi. See on saatana üks põhiülesannetest, sest ta on vendade süüdistaja. Tema eesmärk on kuvada meie läbikukkumine, meie ebaõnnestumine, meie patt, kuvada see meie ees nii suureks ja nii võimsaks ja nii nagu fataalseks, kui üleüldse võimalik. Et me enam selle varjust mitte midagi muud ei näeks, ainult näeksime seda oma pattu või ebaõnnestumist. Või vahest ka puhtalt isegi iseennast nagu alavääristades, iseennast võib-olla ka ülevääristades, kui nii võib öelda vahest. Et see on saatana suurim vale, et sinu patt on nii suur, et sellele enam ei ole mitte mingisugust väljavaadet ega mitte mingit lahendust. See on fataalne, see on lõplik. Ja see on kuradi töö seda teha. Püha vaim nagu teeb tööd selle nimel, et näidata meile Jumala armu ja näidata meile uut võimalust ja tuua meid sellest pimedast nagu sellisest kohast välja. Ja miks ma mainisin täna alguses seda pihti, ei olnud üldse seotud tegelikult sellega, aga nüüd ma vaatan, et see nagu täpselt sellega seotub. Et aeg-ajalt meie elus on olukordi, kus meie oleme teinud midagi või me tunneme, et see on meile selline koorem, mingi asi. Ja me ei oska sellega midagi teha. Minul on olnud selliseid hetki. Ja kui hea, kui on inimesi, keda sa saad usaldada, kes on nagu küpsed juhid või kristlased või kuidagi nagu inimesed, kes suudavad seda hallata ja selle tulemusena ei hakka sulle pärast näpuga näitama ja sind maha tegema. Ma olen kahjuks seda ka kogenud. Et see ei ole alati lihtne leida selliseid inimesi.
teine asi, mis ma tahan täna öelda, on, et meeleparandus on see, kui me loobume iseendast. Ja sellest me natuke juba rääkisime Peetruse puhul, et miks Peetrus tuli sellest olukorrast siis välja ja miks Juudas ei tulnud. Ma arvan, et peamine põhjus tegelikult on, kuidas nad reageerisid oma läbikukkumisele. Et nende läbikukkumine ei põhjustanud fataalselt nii-öelda neid lõplikke tulemusi, sest mõlemad kukkusid läbi. Oligi lõpp. Peetrus ei teinud vähem, ei reetnud Jeesust vähem. Võib-olla need 3 hoopi olid vaata, et Jeesusele veel valusamad. Juudas tegi seda siidikinnastega, suudlusega. Peetrus pani niimoodi otse, lataki. Ja selles mõttes ka see loobumine iseendast. Me just ennem ka täna laulsime, et me alistume sinu ees, teisiti me ei saagi. Et ausalt öeldes, minu hinnangul see saab nagu aina olulisemaks, et see on tegelikult üks kristliku elu võti. Kuidas anda ennast niimoodi Jumalale üle, et meie kahaneksime. Kui me tahame elada täiuslikku kristlikku elu, mida Jumal on meile Kristuses valmistanud, millised ressursid meile on antud pühavaimu isikus, millised ressursid meile on antud Kristuses, siis meie nii-öelda see hingeline või see meie oma nii-öelda tehtud kristlik elu, et mina teen siin seda, teist ja kolmandat, see peab kuhugi ära kaduma või vaibuma. Vastasel korral need vaimu elujõed ei pääse löögile, need ei pääse voolama, sest takistused lihtsalt on ees, meie enda sees, meie oma, isegi kõige parem kristlik agarus tegelikult võib olla ees. Kõige parem tahe teenida Jumalat võib olla tegelikult Jumalal hoopis ees. Vabandust, see on natuke tahkem roog, mis ma praegult räägin, ma ei räägi seda väga tihti, aga ma tegelikult ise väga usun seda, ma väga olen seda meelt, et me vajame selliseid kogemusi Jumalaga koos. Ja ma julgen isegi öelda, et need ei ole ainult kogemused, mida me saame ise initseerida, vaid need on asjad, mis ühel või teisel viisil Jumal kuidagi toob meieni mingitel konkreetsetel hetkedel ja siis on meie valik, kas me laseme sellel protsessil toimuda või me ei lase. Ja siis läheb elu edasi. Me käime kirikus, me elame oma tavalist elu edasi ja kõik on nagu hästi. Et ma tegelikult tahan öelda just selle juures seda, et me võime palvetada ööd ja päevad, me võime paastuda nii, et me oleme näost sinised. Ja selle tulemusena ei juhtu mitte midagi. Sellepärast, et see kõik on meie tehtud. Aga ma olen kogenud, kui kallid on need hetked, kui ma korraga tunnen, et püha vaim kutsub mind palvele või püha vaim kutsub mind midagi tegema. Ja ma olen näinud, et selle mõju on olnud palju sügavam, mitte et meil ei peaks regulaarne palveelu olema, ma kindlasti ei ütle seda. Aga ma tahan lihtsalt öelda, et tunda ära neid hetki, kui püha vaim on ligi ja ta midagi teeb ja nüüd reageerida sellele ja lasta sellele nagu minna edasi. Ma arvan, et see on nagu päris oluline. Ja selles mõttes, kui me nüüd vaatame seda, kuidas Jeesus siis reageeris Peetrusele pärast seda, siis ainukene asi, kuidas Jeesus reageeris, on täiesti nagu, see on täiesti fenomenaalne. See on Johannese evangeeliumi 21. peatükk 15. salm edasi. Jeesus mitte kordagi Peetrust esimest korda pärast kohates ei meenuta seda, mis juhtus. Vaid tal on tegelikult üks küsimus, mis lihtsalt kordub 3 korda põhimõtteliselt. Kas armastad mind? Mis näitab seda, et meeleparandus ei ole midagi sellist oma hinges või kellegi teise hinges nagu sorkimine ja nagu kaevamine ja kangutamine, mis seal nüüd ikkagi juhtus ja mis sa siis ikkagi tegid ja mis sa siis ikkagi mõtlesid ja mis sa üleüldse endast arvad. Vaid me näeme tegelikult, et meeleparandus on õigele asjale tähelepanu juhtimine ja nii-öelda uuesti selle keskpunkti paika panek. Kas armastad mind? Kõik. Sest et kui me täidame armastuse käsku, siis me oleme täitnud kõik teised käsud. Ja kui me armastuse käsku ei täida, siis me maadleme kõigi teiste käskude täitmisega ja pingutame, et olla need vagad, pühad, õiged ja need head kristlased. Nii et selles mõttes me näeme siis nii, et Peetruse puhul
Peetuse näitel me näeme, et ükskõik, kui suur on meie läbikukkumine, meil on võimalus. Ja ma ei tea, kus sina täna oma eluga oled, millega sa võib-olla maadled, millega sa oled täna siia tulnud, millised on need teemad, millega sa viimasel ajal oma elus tegeled. Aga ma usun, et see on nagu see aeg ka nagu mõelda nende asjade peale, et mitte kanda neid koormad, mida me tegelikult ei ole mõeldud ega loodudki kandma, vaid panna need koormad maha ja jätta need siia ja minna ära ilma koormateta. Vahest see on protsess, vahest see on mingi konkreetne otsus, vahest see on mingisugune muu asi. Teatud olukordades see on lihtsalt kontrolli üleandmine Jumalale, sest et lihtsalt sa tunned, tegelikult sa tead, et sinust ei sõltu midagi, sa ei saa midagi teha, see olukord on selline, nagu ta on. Ja nüüd lihtsalt, Jumal, ma olen siin, sina tead, mis saab. Kui sina avad selle ukse, siis sa avad, kui see uks on kinni, siis uks on kinni, siis see on nii. Ja ma pean sellega nüüd edasi elama. Eks ole, aga see tähendabki just nimelt seda, et ma ei kanna seda oma elus nagu koormana, see ei ole nagu üks asi, mis vajutab mind alla, see ei ole üks asi, mis istub minu kukil, vaid see ei mõjuta minu elu, see ei mõjuta täna seda, kuidas ma lähen siit edasi. Tõuseme palun ühes koos. Armas Isa taevas, sina tead ja tunned meid igat ühte, sa tead täpselt meie vaimulikku aadressi, sa tead, kus me oleme. Me ei pea sulle hakkama selgitama või seletama, sa tead paremini meie elu, meie olukordi. Aga me täname sind ka selle eest, kuidas läbi nende kahe mehe me võime õppida midagi sellist, mille valgel me võime ka vaadata oma elu nii, et me kuidagi ei mängiks ennast sinna nurka, sinna pimedasse nurka, kust me enam ei näe valgust, kus me ei näe lootust ja kus me oleme üksinda oma läbikukkumisega ja ei ole enam kedagi, kes saaks meid üles tõsta, kes saaks meie haavu parandada, kes saaks meil aidata elus edasi minna. Jumal, ma väga palun, et kuidagi need kaks tegelast võiksid aidata meil ka kuidagi paremini siit edasi liikuda oma elus. Issand, liikuda nii, et me ei võta kaasa neid asju oma elus, mis mängivad meid just sinna pimedasse nurka, kus me ei näe enam valgust ega lootust. Aga Jumal, et sinu armu läbi, sinu püha vaimu töö läbi meie eludes, me võiksime saada juhandatud nende kohtade peale, kus sina saad meid taastada ja kus sina saad tõsta meid ülesse. Isa, ma tänan sind iga armsa hinge eest, iga armsa inimese eest täna siin saalis. Jumal, ja ma eriti palun, et kui kellelgi on täna koormat, kui kellelgi on täna valu, kui kellelgi on täna raskust, kui kellelgi on täna olukorrad, mis kuidagi pimedatena vajuvad nende üle nagu üks pime pilv, Jumal, siis ma lihtsalt palun, et sina praegult eriliselt püha vaimu läbi töötaksid nende inimeste eludes ja näitaksid nendele seda teed välja sellest olukorrast, näitaksid nendele valgust ja näitaksid nendele lootust. Jumal, ja ma tänan sind selle eest, et sinu püha vaimu imeline töö ongi näidata meile väljapääsu, meie ummikseisust, meie enda tehtud usuelust ja tuua meid sellesse täielikku vabadusse, vaimuvabadusse, tuua meid sellesse kohta, kus Jumal, sinu vaim võtab meie elud üle. Ja me võime tõeliselt olla viljakad sinule, austada sind, teenida sind oma andidega, oma eludega ja Jumal, tõesti lasta sinul, Jumal, kasutada meid nii, nagu sina seda tahad teha, Jeesus. Isa, me täname Peetruse eest ja seda, mis sa kõik tema läbi tegid, läbi järgnevat aastakümnete. See kõneleb tänaseni meiega. Ja ma palun ka, issand, et vaatamata meie läbikukkumistele, meie pattudele, Jumal, sina tõstaksid meid ülesse ja teeksid meist ühed vägevad instrumendid sinule, et meie elud võiksid kanda sinu auks palju vilja
ja Jumal, et meie viimased päevad võiksid olla paremad kui meie esimesed päevad. Ja meie viimased päevad võiksid olla paremad ka kui need läbikukkumiste päevad, need madalseisud, need raskused. Jumal, et me ei lase nendel raskustel ja saatanal pöörata meie elu tuksi, vaid Jumal, sinu armu läbi me laseme sinul pöörata need ka raskused tegelikult õnnistuseks ja pöörata need millegiks heaks, Jumal, sinu auks ja sinu kiituseks. Isa, ma tänan sind selle armsa koguduse eest, ma tänan sind Aluri eest, Jumal, ka selle koguduse karjasena, teiste abiliste eest siin, issand, tänu sulle, Jumal, selle armsa koguduse eest, õnnista neid, kingi, Jumal, sina nendele palju kasvu, kingi palju õnnistust ja Jumal, las olla see kogudus üks majakas, teiste majakate hulgas, ka siin linnas, mis näitab inimestele teed sinu igavesse valgusesse, sinu igavesse ellu, Jumal, sinu igavesse kuningriiki. Au ja kiitus ja ülistus, me anname selle kõik sulle, sest sina oled alustanud hea töö ja sina viid selle meis lõpune ja me tahame lasta sul seda teha Jeesuse nimel. Ja kogu kogudus saab ütelda Aamen. Aamen, aamen. Me saame üheskoos veel ülistada Jumalat. Kui kaob muusika ja kõik vaikseks jääb, siis tulen ma. Tuua igatsen miskit, mis on väärt, mis sul rõõmu toob. Kui kaob muusika ja kõik vaikseks jääb, siis tulen ma. Tuua igatsen miskit, mis on väärt, mis sul rõõmu toob. Sul rohkem toon, kui on laul, sest mu laul pole see, mida sa igatsed vaid. Sa otsid enamat veel, kõike, mis on mu sees, mu südant igatsed sa. Tulen tagasi nüüd ma sinu juurde, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Andeks anna kõik, mis ma teinud sulle, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Ajastute kuningas ei väljendada saa, kui palju sa väärt. Kuigi vaenaja nõrk, kõik sulle kuulub vaid, iga südame lõõb. Sul rohkem toon, kui on laul, sest mu laul pole see, mida sa igatsed vaid. Sa otsid enamat veel, kõike, mis on mu sees, mu südant igatsed sa. Tulen tagasi nüüd ma sinu juurde, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Andeks anna kõik, mis ma teinud sulle, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Tulen tagasi nüüd ma sinu
kui ka muusika ja kõik vaikseks jääb, siis tulen ma. Tuua igatse miskit, mis on väär, mis sul rõõmu toob. Mitte ainult muusika ei kao, vaid ka sõnad kaovad vahest. Mis siis ikka tuleb peast proovida laulda, suurus ja vägevus. Suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au. Ta päralt on rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes ja taeva troon. Issand on ta, kes igavest valitseb, taevas ja maa, ta nimele andku au. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, ta päralt on rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes ja taeva troon. Issand on ta, kes igavest valitseb, taevas ja maa, ta nimele andku au. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Ükskord veel. Suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, ta päralt on rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes ja taeva troon. Issand on ta, kes igavest valitseb, taevas ja maa, ta nimele andku au. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Issand on ta. Issand on ta, kes igavest valitseb, taevas ja maa, ta nimele andku au. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. Rikkus ja tugevus, vägi ja jõud on ta käes. suur tänu Agole. See oli, minu jaoks oli tõeliselt hingehoidlik jutlus ja ma usun, et me kõik saame mõelda sellele, et me ei annaks rasketes hetkedes alla, vaid alati on valgus. Ja meil on väike kingitus. Aitäh. Hea meelega. Ja meie jumalateenistus on lõppemas ja meid ootab kohviku osadus veel, kes saame olla veel osaduses ja rääkida omavahel, aga kes peab kiirustama, siis õnnistusi teile uueks töönädalaks. Ja kellel on murekoorem, ärge minge niisama ära, et ma usun, et vennad on nõus ka palvetama ja mina ka. Ja ma palun piiskop Valur, et sa ütleksid õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu.
kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel, aamen.